Kui objekti tõstetakse, on sellel gravitatsiooniline potentsiaalne energia. Ja kasutades sellist lihtsat kangisüsteemi, saab selle energiat üle kanda väiksemale objektile. Nüüd, kui ma selle raskuse lahti lasen, kiireneb see maa poole, muutes oma gravitatsioonilise potentsiaalse energia kineetiliseks energiaks. Kui see tabab puidust lauda, kandub selle impulss üle väiksemale objektile, paisates selle kõrgemale õhku. Aga selle seadistuse probleem on see, et see on väga ebaefektiivne ja tennisepall ei lenda eriti kõrgele. Siin tulebki mängu see trebuchet. Ma ehitasin selle umbes aasta tagasi ning see on loodud ja optimeeritud nii, et selle vastukaalu gravitatsiooniline potentsiaalenergia kanduks võimalikult tõhusalt üle selle projektiili, tennisepalli, kineetiliseks energiaks. Kui see vabastada, kiireneb tennisepall 0–130 miilini tunnis vähem kui sekundiga ja lendab umbes 80 meetrit edasi. Kuidas oleks, kui teeksime mõned muudatused, et näha, kui kõrgele me suudame projektiili otse üles õhku leenutada? Et mõõta, kui kõrgele projektiil trebuse eest lendab, kasutan kõrgusmõõtjat. Siiski, ma ei taha seda kõrgusmõõtjat lihtsalt tennisepalli sisse panna mitmel erineval põhjusel. Esimene põhjus on see, et see tennisepall läheb tõenäoliselt üsna kõrgele õhku. Ja see tähendab ka, et ta tuleb kiiresti alla ning tabab maad üsna tugevalt, mis võib kõrgusmõõtja katki teha. Samuti ei ole tennisepallid oma karvase pinnaga eriti aerodünaamilised. Seega tahan ma 3D printeriga printida raketikujulise projektiili, mis on tennisepallist aerodünaamilisem ja millel on ka langevarju avanemissüsteem, et kõrgusmõõtja saaks ilusti ja turvaliselt alla hõljida. Siin on esimene prototüüp. Nagu näha, ei ole see ülaosas eriti aerodünaamiline ja selle põhjuseks on see, et ma ei ole veel langevarju avanemismehhanismi sisse ehitanud. See on nagu proovimudel ja ma olen sellele pannud vahust ninaosa, et kui see tagasi maa peale tuleb, siis loodetavasti ei hävita see ennast ega midagi muud ümbruses. Ma ehitasin selle mudeli selleks, et testida lennu stardifaasi. Nii, mul on 3D prinditud mürsk paigaldatud trebuchet sisse ja nöör on ümber vabastusnõela keeratud. Nii et jah, hoiame pöialt, et see õnnestub ja ma arvan, et peaksime natuke tagasi astuma ja tegema kiire testlaskmise. Olgu 3, 2, 1. Noh, see oli edukas vabastamine. Ei läinud nii kõrgele, kui ma lootsin. Olgu, proovime seda uuesti 3 pärast. 2, 1. See ei ole hea. Õige, nii et eelmisel stardil oli täpselt sama seadistus nii tiftivabastuse kui ka lingi kinnituse osas. Kuid selle asemel, et edasi minna, läks see hoopis tahapoole ja maandus mu naabriaeda. Ma arvan, et peame selle disaini tõsiselt ümber mõtlema. Järgnevatel päevadel otsustasin proovida seda veel paar korda erinevate kinnitamisviisidega, kuid mul oli ikka raskusi selle usaldusväärse käivitamisega. Isegi kui trebuchet viskas selle õiges suunas, oli väga raske hoida projektiili otse vastu tuleva õhu poole suunatuna. See tekitab palju õhutakistust ja seega muudab kogu selle eesmärgi mõttetuks. Tegelikult oli väljalaske kiirus vaevu üle 30 meetri sekundis, samas kui tennisepall lastakse välja umbes 50 meetri sekundiga ning selle pöörlemisel pole eriti suurt mõju. Nii, et on aeg minna üle plaanile B. Plaan B on see, et loobume sellest raketikujulisest projektiilist ja läheme tagasi sfäärikujulise projektiili juurde nagu tennisepall. Aga mis on aerodünaamilisem kui tennisepall? Golfipall. Golfipallid on kuulsad oma lohukestega aerodünaamiliste omaduste poolest. Kuid selle kõrgusmõõtja ja selle aku ning langevarju avamissüsteemi mahutamine golfipalli sisse saab olema väga keeruline. Nii et mida ma olen teinud on see, et ma olen 3D prinditud suurendatud golfipalli. See on umbes 187% originaal suurusest, nii et see on peaaegu 2 korda suurema läbimõõduga kui tavaline golfipall. Ja ma peaksin kergesti suutma kõik elektroonika ja langevarjusüsteemi selle sisse mahutada.
Praegusel pallil ei ole midagi erilist. See on lihtsalt katsemudel, nii et ma saan teha mõne testlennud, et saada aimu väljalaskekiirusest ja lennutrajektoorist. Ja ma olen sellele ka suurema lingi teinud, sest vana link ei sobinud selle palliga. See oli mõeldud tennisepalli suurusele. Nii et paneme selle trebuchetile peale ja vaatame, kui kõrgele see asi lendada. Olgu, esimene test selle ülemõõdulise 3D prinditud golfipalliga 3, 2, 1 peale. Vau, see on kõrgel. See lendas nii kõrgele. Olgu, proovime uuesti. 3, 2, 1. Vau. See ei muutu kunagi igavaks. See uus pall töötab uskumatult hästi ja lendab nii kõrgele õhku. Ma olen tõesti rahul sellega, kuidas see töötab ja mis veelgi tähtsam, see vabaneb lingust usaldusväärselt. Nüüd, kui rääkida väljumiskiirusest, siis see on veidi aeglasem kui tennisepall, aga see on ootuspärane, sest see kaalub natuke rohkem. Ma usun, et tennisepall on umbes 2/3 selle palli kaalust või massist. Aga tõeline küsimus on, kui kõrgele see pall tegelikult lendab. Nüüd, see on pall, mis annab meile vastuse või vähemalt selle palli erinevad osad. Nüüd, elektroonika mõttes on siin ilmselgelt altimeeter, samuti aku, mis toidab kõike, ja siis on elektroonika, mis juhib langevarju avanemist. Paljud oma projektide puhul teen ma need raadioteel juhitavaks, et saaksin raadiosaatjal lülitit vajutada ja see avab langevarju. Aga selle projekti puhul tahtsin ma teha selle täielikult automaatseks. Sees on kiirendusmõõtur, mis põhimõtteliselt tuvastab, millal pall visatakse trebuchet'st välja. Kui see tuvastab üle 2G kiirenduse, käivitab Arduino 4-sekundilise taimeri. Kui 4 sekundit on möödas, liigub see servo, tõmmates selle tappi ja avades langevarju. Paneme selle palli kiiresti kokku ja vaatame, kas langevari avaneb. See kummipael hoiab palli kahte poolt koos ja haakub servotappi ümber. Ja kui ma seda kiiresti raputan, peaks see 4 sekundi pärast avanema nagu veidra värviga pokepall. Nii et raputa seda. Ja siis... Nii, valmis. Ja see avab langevarju. Nii et ma arvan, et see on kõik valmis päris katsetuseks. Nüüd olen langevarju palli paigaldanud trebuchet sisse. Ma ei ole veel kõrgusmõõtjat selle sisse pannud, sest tahan kõigepealt testida, kas langevari avaneb edukalt. Olen ka trebusse ümber paigutanud, et see loodetavasti tulistaks natuke põllu poole ja langevari ei maanduks kummalgi pool nendesse puudesse. Vaatame siis, kas see asi tegelikult ka töötab. Langevarjuga mürsk, esimene katse, 3, 2, 1. Tule juba! Esimene katse. Väga hea. Yes! See on nii lahe. Katse number 2, 3, 2, 1. See on nii rahuldust pakkuv. Hõljub alla väga aeglaselt. Võib-olla on mul vaja väiksemat langevarju. Ma ei taha, et see tuulega liiga kaugele triiviks. Seejärel tegin veel mõned katsetõsted, et veenduda langevarju avanemise usaldusväärsuses ning salvestasin ka mõned kiirkaadrid. Kuni üks katsetõste lõppes trebuchet käe katastroofilise purunemisega.
Lisaks jäi langevari puu otsa kinni. Nii et kuni ma ostsin uue käe ja mõtlen välja, kuidas langevari kätte saada, vaatame lähemalt, mis toimub. Kui trebuchet on laetud, tõstetakse 15-kilone vasturaskus oma lõppasendist 1,22 meetrit kõrgemale. Saame arvutada selle gravitatsioonilise potentsiaalse energia, korrutades massi, gravitatsiooni kiirenduse ja tõstetud kõrgusega, mis annab kogu talletatud energiaks 179,5 džauli. Aga ümardame selle 180 džaulile, sest tõenäoliselt lisab parras, mis hoiab raskust hoova küljes, veidi massi juurde. Sellest saame arvutada maksimaalse kõrguse, mida kuul teoreetiliselt võiks saavutada, võrdsustades selle kuuli lõpliku gravitatsioonilise potentsiaalse energiaga. Kui me korrastame selle võrrandi kuuli kõrguse leidmiseks, saame maksimaalseks teoreetiliseks kõrguseks 166,8 meetrit ehk 550 jalga. See kõrgus eeldab, et kogu süsteem on 100% efektiivne ja kuulile ei mõju mingit õhutakistust, mis ilmselgelt pole realistlik. Kui seda maksimaalset väärtust saame kasutada süsteemi efektiivsuse arvutamiseks, kui teame lõplikku kõrgust. Ja siin on minu geniaalne meetod langevarju kättesaamiseks. Või võib-olla mitte. Lähme otse stardiini. Nii, nüüd on mul kõrgusmõõtur palli sisse paigaldatud ja ka väiksem langevari küljes, nii et loodetavasti ei triivi see tuulega liiga kaugele. Praegu on üsna tuuline, kerge vastutuul, aga loodetavasti ei triivi see väiksema langevarjuga liiga kaugele. Nii et vaatame, kui kõrgele see asi tegelikult läheb. Olgu, kõrgusmõõtja, pallitest 3, 2, 1 peale. See oli hiline avanemine. Aga palju lähemale trebuchetile ei saanudki. Vaatame kõrgust. Tõenäoliselt pole seda kaamerast näha, aga siin on kirjas 61 meetrit, mis on peaaegu täpselt 200 jalga. Teeme veel mõned visked ja arvutame keskmise maksimaalse kõrguse. Pärast kõigi kõrgusandmete kogumist jõudis pall keskmiselt 59 meetri ehk 193,6 jala kõrgusele, mis on umbes 35% hinnangulisest maksimaalsest kõrgusest. See tähendab, et 65% kogu algsest potentsiaalsest energiast läks kaotsi. Nüüd saame kasutada kiirkaamera salvestist, et mõõta palli vabastamiskiirust, mis annab tulemuseks 41 meetrit sekundis. Sellest saame arvutada palli kineetilise energia vahetult pärast vabastamist ning see näitab, et 49% energiast kaob juba ainuüksi stardil ja ülejäänud 16% kaob õhutakistuse tõttu. See näitab, et suurendatud golfipall on kas väga aerodünaamiline või minu trebuchet on väga ebaefektiivne. Igal juhul on väga rahulduspakkuv seda asja lendamas näha. Kõrgusmõõtjaga pallitest 3, 2, 1. Oh jaa, 1. 1. Oo jaa. 1. Lahe. Tundub, et gaas on lahti tulnud. 1. Täiuslik. Rääkides trebuchet disainist, ma ei jõudnudki faile internetti üles laadida, sest Fusion 360 jooksis iga kord kokku, kui proovisin mudelit eksportida. Nii et ma ehitasin CAD mudeli täiesti nullist uuesti üles ja laadisin selle üles, et te saaksite soovi korral ise oma trebuchet ehitada. Failide link on allpool kirjelduses. Nii, et ongi valmis. Ma olen teinud maailma kõige ohutuma trebuchet projektiili. Kui sulle see video meeldis või tundus huvitav, siis oleks tore, kui jätaksid pöidla püsti. Kui oled minu kanalil uus ja tahad näha sarnaseid projekte, siis vajuta allpool tellimisnuppu. Ja tohutu tänu kõigile minu toetajatele Patreonis. Teie teete need videod võimalikuks ja ausalt öeldes ei saaks ma ilma teie toetuseta selliseid projekte teha. Nii et suur aitäh teile, tänan veel kord vaatamast ja kohtume jälle!
järgmises videos. Head aega! Ei, Avne. See on tagasi läinud. Arvan, et see oli hea. Ma ei tea, kui hästi sa seda näed, aga pall näib olevat mitmes tükis. Paul Hää.